Tere taas, Kairi siinpool ja ma tahan jätkata teemaga gluteen ning räägiks sellest, et kas gluteenivaba elu, kas see on lihtsalt moeröögatus või see võiks olla tänapäevase elu paratamatus, kui me soovime olla terved ja elujõulised. Eile ma natuke rääkisin sulle plaanist, kuidas ma kavatsen teha aastaringi menüüsid pühadeks, kus ma üritan pakkuda sulle välja paremaid valikuid. Ja täna natuke räägiks sellest, et miks siis võiks üldse gluteeni vältida, et kus sa saaksid aru, kas sul on vaja seda vältida või sul ei ole vaja gluteeni vältida. Ühest küljest on meil inimesed, kellel on gluteeni talumatus, ning nende puhul on täiesti selge, et gluteen tuleks täielikult toidulaualt välja jätta. Aga teisest küljest meil on üha rohkem inimesi, kellel on gluteeni tundlikkus. Ja mis siis teha, kui keha on muutunud tundlikuks millegi suhtes? Esiteks jälgi tõesti oma neid kehareaktsioone, mida ta teeb siis, kui sa oled söönud gluteenirikast toitu. Võiksid süüa tõesti mingisugust puhast saia ja vaadata, kuidas su keha reageerib sellele. Sa ei pane sinna mitte midagi juurde, vaid lihtsalt täidad oma kõhtu sellega ning jälgid, mis toimub pärast. Kui pärast selle gluteenirikka saia söömist tuleb unisus, kõht hakkab kuidagi niimoodi mullitama, tekivad seederaskused, mõnel mis läheb hoopis kõht lahti, mõte ei jookse enam hästi. See on üsna kindel märk sellest, et on söödud midagi niisugust, mis ei ole organismi jaoks sobilik. Ning miks pakkuda siis oma kehale seda, millega ta hakkama ei saa? Nisu on meil erakordselt saagikaks aretatud ju. 1 hektari pealt pidi saama vist lausa 10 tonni. Et kujutage ette, et kuidas on siis saavutatud niisugune saagikus, et toitainerikkuse arvelt kohe päris kindlasti. Sest et ka meie tavapõllunduses ei osata taastada põllumulda selliselt, et kui me võtame sealt 10 tonni midagi välja, siis me suudame sellega taastada. Aga võib juhtuda niimoodi, et kui sa jätad gluteeni välja, et sa ei märka mitte mingisugust vahet. Või kui sa sööd gluteeni, et sa ei märka mitte mingisugust vahet. Et selline olukord võib juhtuda siis, kui keha on niivõrd ülekoormatud igasuguste toksiinidega ja kõige ebaloomulikuga. Ning sellisel juhul annab märku sellest, et gluteen ei sobi olukord, kus sa jätad 8 nädalaks gluteeni välja täielikult ja siis proovid seda uuesti tagasi tuua. Ja näiteks minu keha oli 8 aastat tagasi niisuguses seisundis, et ma alguses ei reageerinud üldse mitte kuidagi moodi ja kui ma jätsin 8 nädalaks gluteeni välja ja siis proovisin seda natukene süüa, siis hakkasid igasugused jubedad asjad juhtuma. Ja mul oli nagu tükk aega nii, et nagu kusagil natuke gluteeni sees oli, siis kui ma sellest midagi ei teadnud. Läks kohe pauh kõht lahti ja igasugused väga ebameeldivad asjad hakkasid juhtuma. Ja see on suhteliselt raskesti talutav, kui sa oled kusagil väljas, kus sa oled kusagil peol. Ja mina tegin selle põhjal toona otsuse täielikult gluteenist loobuda. Kindlasti peaksid gluteenist loobuma need inimesed, kellel on tuvastatud mõni autoimmuunhaigus. Sest et autoimmuunhaiguste puhul keha ei saa enam hästi aru, mis on tema jaoks sobilik, mis on võõras, mis mitte. Et seal on see aju ja ülejäänud keha vaheline tagasisidering juba jäänud nii nõrgaks, et keha võib hakata siis gluteenile või selle niisugliadiinile sarnast valku ründama, et võib hakata sinu kilpnääret sööma või midagi niisugust. Nii et kui sul on autoimmuunhaigus tuvastatud, et siis kindlasti tuleks gluteen välja jätta. Ja kilpnäärmega seoses ka, et näiteks kilpnäärme antikehad, TPO antikehad, et kui need on kõrgel, need on üleval, siis on ka väga-väga mõistlik gluteen välja jätta. Meil on kohe tulemas päris mõnusad gluteenirikkad pühad, eks ole. Vastlad enne seda veel sõbrapäev vaja mööda saata. Ja seetõttu ma siis olengi koostanud menüüd, et sõbrapäeva menüü mul juba ringleb ja täna ma lasen käima ka vastlapäeva menüü. Ning vastlapäeva menüüs on mul siis selline vahva hernesupp. Ma juba eelmine aasta pakkusin teile ühte hernesuppi, selleks aastaks ma tegin ta natuke ringi, tegin ta veel toitainarikkamaks, veel maitsvamaks. Ja sellele lisaks on ka veel 2 sorti vastlakukleid. Need on gluteenivabad, köögiviljakad ja ma olen teinud nad tõesti võimalikult toitainerikkaks. Alguses mul oli plaanis teha magusaid kukleid, aga siis kui ma pakkusin neid ühele sõbrannale, siis tema ütles, et sellest ainest võiksid tulla hoopis soolased kuklid ja niisiis on mul pakkuda teile ka ühed väga-väga lahedad soolased kuklid. Et hakake aga nädalavahetusel hoolega katsetama. Ütlen selle asja ka veel juurde, et mina kasutan alati värskeid jahvatatud jahusid. Aga seekord ma võtsin siis kasutusse ka natukene gluteenivaba jahusegu, sellepärast et kukleid on üsna keeruline teha sellistest alternatiivsetest jahudest, näiteks puhtalt tatrajahust või puhtalt hirsijahust.
et sinna peab panema mingit sellist spetsiaalset segu ka natukene juurde, et see paremini kerkiks ja paremini toimiks. Aga ma tõesti olen üritanud teha selle maksimaalselt toitainekaks, maksimaalselt hästi seeditavaks. Nii et kui sa teed jahudega, mul on seal jahusid on pandud nagu umbes neid koguseid ka, sellepärast et kuna minul on juures kodus jahvatatud jahu, mis on hoopis teistsuguse sõredusega, siis sinul võib-olla natuke käivad asjad teisiti. Et see tainas, mis sealt valmis nüüd sõtkuda, see on niisugune, ta ei ole nagu tavaline nisujahust tainas, mis tuleb käe küljest lahti, vaid ta jääb natuke käe külge kinni kleepuma ja me teeme teda eelkergitusega. See aitab seda mõnusamaks ja kohevamaks muuta. Ja kui sa teed neid pätsikesi, neid kuklaid, et siis jahuste kätega niimoodi kergelt. Et siis nad tulevad palju paremad, tulevad palju õhulisemad. Et mina küpsetasin nii palju erinevaid neid kokku, et ma olen siin 10 päeva jooksul tõeline kuklite ladu kodus. Aga lõpuks ma sain sellised, millega võib päris rahul olla. Ja ma loodan, et sulle ka need maitsevad. Nii et mõnusat pühade aega ja kohtumiseni. Ma arvan, ma tulen homme, teen ka veel ühe laivi ja äkki räägin veel veidi gluteenist, sellepärast et see on üsna oluline teema. Aga praegu sulle mõnusat laupäeva